Suvine tervitus kõigile. Mina loovutan nüüd 2 järgmiseks videoks oma kanali üle Grandpapa Rexile. Ja jälgige, mida mehel on rääkida. Mees räägib oma sõjaväelugusi, kuidas ta sõjaväkke läks ja kuidas ta oli Tšehhi sõjas 68. aastal, kui ma õieti mäletan. Nii et nautige 2 järgmist videot. Kuidas su teekond sõjaväkke läks siis? Millal? Teekond sõjaväkke 13. november 67. Korjati meid kokku, 2 ööpäeva olime Hiiul kogunemispunktis, siis teise päeva õhtul löödi Esseloni, läks sõiduks lahti ja sõidutati meid 2 päeva jooksul Tšernjahhovskisse. 3. päeva hommikul aeti see Patsanikari kõik vagunitest välja, löödi autode peale ja viidi diviisi spordisaal, sinna mingi spordisaal või kompleks või midagi taolist oli seal. No ja siis hakati jagama. Mis mõttes? Hakati jagama polkude kaupa. Üks polk võttis teatud gruppi, teine polk võttis teatud gruppi. Ja siis vagunite kaupa võeti niimoodi, et kes läksid raketsikuteks päris ja kes läksid kahurväepolku ja no igale poole niimoodi. Aga täiesti suvaliselt valiti neid inimesi? Need olid ilmselt tee peal ära jagatud juba need vagunid, et vaat see vagunitäis läheb sinna, see vagunitäis läheb sinna, tead. Kuidas sul seal, kui sinna õppustele viidi see esimesed kuud, kuidas sul olid seal, olid need rasked? Algul ei saanud kasarmust mitte kuskil. Kõigepealt õpetati käima, õpetati sööma, õpetati riidesse panema. Kui sina lähed sõjaväkke, siis sa oled loll nagu oina peal. Ja käpard nagu, ma ei kujuta ette. Ei oska sa istuda, ei oska sa astuda, ei oska sa endal riideid selga toppida. Proovi 45 sekundiga voodist üles tõusta ja riided selga toppida rivisse. Ja kui sa midagi valesti teed, ja sulle antakse 3-5 kilomeetrit marsprassokki ja kui su saapa või need partjankad on valesti mässitud, tahaks näha, mis need jalad siis teevad, narmendab sul peal. Millised karistused olid õppuste ajal? Reeglina õppuste ajal ei karistatud. See on müüt, et sõdureid seal peksti ja ma ei tea mida. Vaata, on 2 liiki väeosasid. Ühed on eesliini väeosad ja teised on niisama sobla-joblad. Ja meil oli eesliini väeosad. Terve 22. armee oli eesliini väeosad. Ja seal on väljaõppe hoopis teine, mis on nendel tavajobudel. Meie saime 24/7 nii, et kohvivesi persist keesta. Meil olid kõik päevad olid täis tekitud kuni õhtu kella 9-10 oli sul vaba aeg, kus sa siis ajasid omale valge kaltsukrae vahele ja nii edasi. Seal enne magama minekut, siis tuli pastraeni ja läksid magama. Nii et see on, meil ei olnud mingit jedovsinat. Me noored ise, teadsime küll, mis asi see on. Panime toolid sinna keset seda kasarmutuba ja läksime sinna peale püsti ja siis lugesime ette, et tavariši stariki, ta tembel ja stolkad nii. Ja see oli siis ühesõnaga käskirjani, millal tegelikult koju said, seda vana jumal teadis taevas ainult. Mis auastme või kuhu sina oma selle sõjaväevärgiga välja jõudsid või mis sinu eesmärk üldse oli seal eesliinil? Eesliinil ainuke eesmärk ellu jääda. sellepärast on õppeprogramm on ka teine.
Okay. Meil oli tunniplaan oli ühesõnaga seina peal. Nii jalaväel kui raketsikute. Sina olid raketivend? Mina olin juhitavate tankitõrje raketide peal. Okay. Ja see oli see nasemne variant, maapealne variant oli veel massinne variant. Need olid siis soomusmasinate pealt lasti välja. Ja mis need tunne... olid märksa suuremad ja täpsemad. Mis tunne oli kuulda näiteks peale õppuseid, et no nii, et nüüd paki oma kuradi 7 asja ja nüüd on minek kuradi tsehhina? See asi hakkas nii, et mitte keegi ei teadnud. Kuidas see käis siis? 18. juunil 68. aastal anti meile tavaline õppehäire. Õppehäire puhul kerid oma voodi, pesu kerid rulli ja jätad voodi jalgots. Topiti meid masinate peale ja öeldi, et algavad suured õppused, terve meie polk on reguleerijad. Topiti siis vahekaupa sinna teede peale välja, öeldi, vaat kui nüüd väeosa tuleb, sina näitad lipuga vaat selles suunas. No niimoodi meid seal mitu päeva edasi-tagasi kolistati. Aga kuidas te siis otsaga jõudsite Poola välja ja siis pärast? No vaat see on nüüd pikem lugu natukene. Okay. Ja me tolknesime seal kuskil 2,5 päeva. 3. päeva õhtul, no muidugi suured väekoondised läksid kuskile Läti poole. Seal oli suur poligon, kus pidid toimuma lahinglastused. Ja 3. päeva õhtul korjati meid kõiki tee pealt kokku ja kästi telgid ülesse panna, et nüüd on 2-3 päeva on puhkust ja et siis vaatame, mis edasi saab. Okay. Teise päeva hommikul kella 8 järsku trivooga, aga nii kui soldat ikka. Pashol nahui ja kogu lugu. Ja siis seersant Kalimov vaatas sealt telgi uksest välja, ütles poisid, midagi on mäda, et ohvitserid jooksevad. Ega põlki liter lendas sisse ja kähku telgid kokku autosse ja ei mingit rivi, ei mingit, iga ohvitser viis oma masinad ise päevasse. Nii et lõunaks me saime sinna, ainult köök oli juba seal, anti meile süüa. Ja siis, no nagu ikka, hakkasid oma kaikaid puhastama. Nee. Ja kuskil 3:30 aja, kus kord anti õhuhäire. See oli niisugune, et see lõikas. Niuke tunne oli, et persest kukub tükk välja. Nee. Ja me olime seal, nagu Saksa kasarmud, sellised pikad koridorid seal taga mul otsas ja ma olin see relvapuhastuslaua seal päevniku poole otsas seisin ja ma jooksin teise koridori otsa vaatama, mis nüüd juhtunud on. Vaatan, partisanid jooksevad juba ümber riietatult Kolgu territooriumil. Ma hõikasin poistele, et midagi toimub. Ja ega põlki tuli kohe, jooksis nii pataljoni komandör kui kogu ohvitserkond sisse ja käsk oli kõik oma modru kaasa võtta, kaasa arvatud ka voodiriided. Siis tõmbas natukene imelikuks selle, et mis kuradi värk see nüüd on. Vaatasime juba, et soomukid tõmmati välja sealt pargist, tankid tulid välja ja viidi meid poligoni, Dabrovolski poligoni serva laagrisse. Panime seal telgid üles ja see ööse, kus hakkas tulema neid partisaneid, kohti moide. Me ei saanud öö läbi magada. Ja seal me olime siis 2 või 3 päeva. Siis öeldi kohe, et koju mitte kirjutada, sõjaväepost ei tööta, kõik kogu lugu. Ja no Tšernihovski linn tehti nii puhtaks, et sealt lombakad ja lollakad võeti ka kõik ära. Ja siis 3. päeva õhtul tõmmati kolonnid välja
ja kuidagi, vaata seal on Kaliningradi oblastis on ainult üks piiriületuskoht Poola. Ja võtsime läbi Senehosti linna suuna selle peal. Ja mul oli emale kiri valmis kirjutatud, et toimub midagi eriskummalist, tohutud väekoondised on kokku aetud, kuhu läheme, mida teeme, ei tea, sõjaväepost on keelatud ja nii edasi, nii edasi. Ja et ma püüan kirja edastada Pagrazdanski posti, erapostiga. Ja siis seal linna servas jäime ühte kohta seisma ja seal seisin üks hallipeaga mamma ja nuttis. Ja ma ütlesin talle, andsin selle kirja, et see on mu emale. Ja ta pani selle posti. Ja ta ütles, nokni poissa ja peredampi. Ja sama õhtu ületasime Poola piiri. Kaua te sinna tulite sinna? Siis läksime, siis topiti meid metsa ühte kohta, jumal, siis oli seisme seal põldude vahel, siis me lõikasime seal rukist veel, et see on ka üks eraldi ooper jälle. Seisame kolonnis, lõuad lõunas ja kõrval poolakas lõikab, võtab rukist. No, siis olid kasutusel veel need, võib-olla keegi teab, need suurte rahavisklitega liidumasinad, mis liiduki pealt maha lükates liiduki pealt moodustasid rukkivihu. Need tuli kokku siduda ja pärast hakki panna. Ja ma läksin, ronisin sinna, üks vihkur tuli kohe tee äärde, ma sidusin selle kokku ja teise ka ja poisid tulid ka sinna ninapidi ja hakkasime seal siduma neid ja leitnant tulid ja mis te teete? No mis me ikka teeme? Pamuused. Ja ma ütlesin talle, et kuule, et mine räägi pataljoni komandoril, et siin seisame niisama lõuad lõunas, et me aitame neid teha. No, major tuli ka sinna ja küsis mu käest, kus sa oskad. Ma ütlesin, ja see sõn Kristjanin. Aga no ma olin ju kolhoosi ja aja algus, seal 50. alguses tehti kogu töö niimoodi. Ja siis oli niimoodi, et rivistasime poisid kõik ümber selle viljapõllu. Nii palju, kui vanamees jõudis maha tõmmata, kõik sai, õpetasin neid veel akti ka tegema ja siis tuli see naine ka tal sinna. Ja tal oli kuskil 5 hektarit, oli seda põlduda ajas selle päevaga läbi 2 paari hobuseid. Ma ei tea, kus ta selle teise paari hobuseid välja võlust. Ja see oli tore vanamees. Ta käis vahepeal kodu. Tõi piimanõuga, tõi meile piima ja teise nõuses oli, selle peitis kohe ühe rukki taha ära ja ütles niimoodi, minge sinna, vaadake niimoodi üks aaval. Seal oli midagi õlletaolist. Ei olnud kange, aga niisugune, natuke väike kraad oli. No siis me käisime seal, ma võtsin neid, kruusniga võtsin. Ja leitnant vaatab, et mis asi see on nüüd. Poisid käivad aga ühe rukki aki juures järgi pidi. Läks ka vaatama. Ütleb, et kui pljadi või pjoti tood. Eestlased.